tegime Tirtsuga ühe pika tiru. Tema ilusti magas, ärkas täpselt üles niimoodi, et kui ma välisust lahti hakkasin tegema, siis ta tegi väikselt silmad lahti ja siis piilus mind vankrist. Ja siis nüüd ma siin puhkan natukene ja pea veits valutab. Kuskil tunni pärast tuleb mul üks tuttav, räägime natukene ühest koostööprojektist, mis on täiesti YouTube ja blogi väline. Aga noh, tööd on vaja teha ju. Ja siis kohe vist teen endale ühe chai latte ka, sest ma ostsin just uue paki endale ja tahaks mingit sooja asja juua, nii et ma loodan, et üks väike tipskin siin kannatab oma söögiga nii kaua ära, kuni ma endale joogi valmis saan ja siis on tema kord. Seekord võtsin siis rohelise teega chai latte pulbri ja väiksed muhukommikesed. Ma olen vist vanilja ja mango oma proovin, nii et nüüd siis oli aeg selle käes. Ja minu lemmikvärvi ka, nii et ma ei tea, ma loodan, et on hea lõhn, oli igatahes täitsa tavaline, et ma ei tea, kas siin mingit erilist maitset on tunda või mitte. See tuli mega hea, ma peitsin need vahukommid piimavahu alla ja no nii hea lihtsalt. Vahukommid natuke piiluvad siit. Mis teed? Tööd. Aga mis sa teed? Passin. Miks? No miks sa tööd teed? Peab tegema. Tööaega. Pean passima, passimisega. Keegi peab temaga tegelema. Mis info meil iga video all on? Jõulukaartide saatmise info. Kuna sulle saadetakse kogu aeg jõulupakke, siis ma tahan jõulukaarte endale. Jah, võt. Üks päev Joelsin oli nii kurb, et tema ei saa pakke. Saatke Joelile jõulukaarte. Või ma ei tea, mängige päkapikku, saatke kommi talle, saatke šokolaadist jõuluvaanasid talle. Et iga video all selles description boxis on aadress, kuhu meile saab saata. Tulin vannituppe ja siin tervitas mind üks taguots. Üks punnpeskne taguots. Ta näeb sealt ukse peegeldusest, noh, mida iganes ta sealt siis parasjagu vaatab, mis talle nalja pakub. Sa teed siin? Jah. Sa teed siin? Niimoodi. Meil on iga õhtune see vannitoa aeg siin. On ju? Hai, sina kohe kuuled? Meil iga õhtu enam vanni ei tee, kuna lapseke sai isilt sellise natuke tundlikuma naha. Et alguses oli D-vitamiin üks suur paharet, nüüd ta kukub selili kohe. Suur paharet, mis tibul naha on natukene pekki ajas, aga miskid teda vist ärritab veel natukene. Vahepeal mingid sellised allergilised laigud on. Aga nahk ei ole enam üldse nii kuiv ja muide, kellel on veel näiteks laps selline kergelt tundlikuma nahaga, siis võt see kreem. Seda soovitati mulle ja see on... Oota, kas see võib... Ei, ma loodan, et see ei ole peegelpildis. Ei tohiks olla ju. Eks ma pärast näen nagu nii monteerides. Mida? No blond hetk, kui ma siin filmides näen, et on peegelpild. Igastahes see on just selline atoopsele nahale mõeldud. Ja teine hea kreem, mida kasutada, on see. Sellest ma kirjutasin oma blogis juba raseduse ajal ka, et see kreem võttis ainukesena mulle kõhul sügeluse ära. Ja muidu ma ei oleks hakanud üldse nii pisikesel mingit kreemi või midagi kasutama, sest tegelikult neil ei ole nagu vaja, sest ülejäänud keha on tal nagu hästi mõnus siidine pehme. Aga jalad läksid jah selliseks hästi karedaks tal ja siis me peame tal kasutama natukene ikkagi kreemi.
aga see pumbaga pudel, see kreem tähendab, on tõesti nii selline toitev ja rammus ja samas just sellisele beebile või allergikule mõeldud, et see toimib väga hästi ja toimib väga kiiresti. Et meil võttis need allergilised laigud nagu jalgadelt ära, et need on vahel lihtsalt natukene kuiv. Aga jah, ma mõtlesin, et Joel tahab ka paar sõna kosta, aga see kopis pesema hoopis, nii et ma mõtlesin, et ma filmin ka veel natukene, täna ma panin juba kõik valmis ja viisin veel kaamera aku ka laadima, aga ma ei viitsi. Pea valutab ja ma lihtsalt ei viitsi täna. Aga jõuab homme, sest nüüd, kuna mul on valgustus olemas ja ma saan praegu seda väikest tuba kasutada meil, siis ma saan ka õhtul hilja filmida siis, kui Tibu magab juba, mis on tore. See kelakesed teevad siin. No siit on näha natukene, et selline kergelt punetab kohati. Kuidas sa paned varsti minema siin? Kuku! Sa paned varsti minema või? Täna me vaatamast ja homme näeme.